klassis ma olin eeskuulik õpilane, mul olid 4-5, ma olin õpilaskomitee esimees, mind oli eeskujuks, ma igal aktusel rääkisin, kui oli lippu vaja panna, ma kandsin lippu, kui oli vaja trummi lüüa, mul oleks ka trumma, aga kuna ma viisi ei pidanud, siis seda mul ei olnud. Aga ma olin eeskuulik, aga ühel üritusel oli nii, et otsustasime, et teeme mõned õlled. Ütleme, tol ajal oli alkoholi joomine ikka väga suur tabu. Ma saan aru, et praegu on vist see nagu teist aktsepteeritud. Ja jäime õpetada vahele, õpetajad kutsus vanemat kooli ja mul on meeles, kuidas tema ütles, et kas sa tahad lõpetada joodikuna kusagil poe taga nurgas ja tähendab poe trepi juures. Ja siis ma hakkasin mõtlema, raisk, ma ei taha. Ma tahaks olla keegi eriline, ma ei taha olla üks tavaline, keskpärane inimene. Siis ma tahtsin ülikooli minna, aga kõigepealt ma pidin käima Nõukogude armees. Teie ei tea, mida Nõukogude armee tähendab, sina ka ei tea, et sina oled käinud. Nõukogude armees oli 2 aastat ja kogemus, üks õppetund oli seal selline, et see on 10 lauad. Hommikul minnakse sööma, rivi läheb, 10 inimesed on lauda, seal on hästi väiksed portsud, või olid hästi väiksed portsud. Ja või oli delikatess, kes sai endale nagu või rohkem, see sai gourmet. Ja siis me läksime nagu lauda ja meil oli üks tadžik lauas, kes alati võttis 3-4 võid ära ja siis teised 3 tükki nagu ilma. Keegi julgeb tal vastu öelda, mina ütlesin, et nii ei ole ilus. Ja mis ta arvata, mis pärast juhtus? Tadžikid võtsid ennast kokku, öösel kui ma magasin, tulid mind peksma. Teine juhtum oli selline, et oli kinos, olid mingid kohad ära määrad, mõtlesin, et see on minu koht. Ja ma läksin, istusin oma kohal, korra käisin väljas, tulin tagasi, mingi aholl istus seal. Mõtlesin, et see on minu koht, ta ütles, aga nüüd on minu koht. Siis me läksime kaklema. Ja siis hakkas nii, et ahollid olid ühel pool ja eestlased olid teisel pool. Siis me kaklesime, seal võeti suured kanistrid appi, toolid, kõik lendasid. Aga õpetund oli jälle see, et sul tuleb oma õigustes seista vastasel juhul, kui sina ei seisa, keegi teine ei tule seisma. Sõjaväli sai läbi, sealt ma sain väga hea vene keele oskuse. Miks mul vene keele oskus pole vaja olla? Ma olen käinud erinevates riikides inimõiguste alas sel nõustamisel ÜRO esindajana. Usbekistan, Tadžikistan, Moldova, Ukraina, Gruusia, Turkmenistan. Sa oled edukas siis, kus on keeled suus, kus sa suudad iga inimesega rääkida selles keeles, mida ta hästi mõistab. Gruusias ja Moldovas ma muutusin omaks. Te teate, mida tähendab svoi. Kui keegi ütleb, et sa oled svoi človek, see on oma inimene. Aga ma olin sellepärast oma inimene, et ma rääkisin nendega ühtemoodi, ma tegin nendega samu nalju, eestlaste üle tegime nalju, ma tsiteerisin õhtulauas toostiks Puškini, vene keeles Jevgeni Onegis. Peas panin, kõik jäi pikalikus praktiliselt. Ma ütlesin, pagan, et mingi eestlane tuleb, Karjatši Estonski paarina vaatades paneb nagu seda luuletust. Sealt ma sain selle vene keele oskuse. Ja siis ma läksin ülikooli. Miks ma läksin ülikooli juurat õppima? Sellepärast, et mu vend, mõde olid juristid ja mul tundus, et see on hea tubane töö, mis konti muura. Iga silmapikk on mõne võimaluse varing. Iga silmapikk on mõne võimaluse varing. Kirjutage see ülesse. Jätke meelde. Sest mida see tähendab? See tähendab seda, et elu pakub meile kogu aeg võimalusi. Ja me peame sellest kohe kinni arvama. Kui me hakkame kaaluma, et ei tea, kas kui võtta niimoodi, siis see tähendab seda, kui võtta veel neid argumente. Ma ei ütle, et ei peaks kaaluma, aga julgelt tuleb otsustada. Ütleb ka vanasõna, et julgundi rind on rasvane. Ma olin üks tavaline Eesti Vabariigi kohtunik 2001. aastal. Ma olin 35-aastane ja kui vabariigi president helistas mulle või tema nõunik ja ütles, et kas ma tahaksin saada õiguskantsleriks, siis ma alguses mõtlesin,
et see on nali. No, ma olin tavaline koht. Ma ütlesin, et see ei saa tõsi olla. Öeldi, et see on tõsi, kuna eelmised kandidaadid olid läbi. Sellepärast, et üks kandidaat oli liiga noor, üks oli liiga vana ja üks oli nõukogude, ütleme, punase minevikuga. Ja mina olin kuskil seal vahepeal, et oli liiga vana ja liiga noor, mineviku ei olnud jõudnud ka pigem oli ma sõjaväes nagu pakelnud, nii et ma võisin öelda, et ma olen Eesti iseseisvuses võidelnud ja siis valiti, pakuti mulle seda kohta. Mida te teeksite, kui teile täna pakutakse sellist võimalust, mille puhul te ei tea, kas ma saan sellega hakkama? Mida see mulle tähendab, kui ma edukas olen? Kas te võtaksite vastu? Ärme räägime praegu kas õiguskantsler, aga mingi muu koht. Kes ütles jah? Miks? Sest julge küsida ja õppida või see ette arvamust, ma ei tea, mis ta väljakutseid on vaja elus. Kuidas? Väljakutseid on vaja elus, selleks, et liikuda edasi. Täpselt. Ma ütlesin, et sellele ettepanekule, et ma pean aega võtma, et kaaluda. Nad küsisid mu käest, et kui palju ma ütlesin, 2 päeva ma peaks kaaluda. Mõtlesin, kui ma räägin tuttavatega või sõpradega, siis mul oli, sul on 2 tundi aega. 2 tunnina ma siis tegin mõned kõned ja kõik ütlesid mulle, et Allar, ära võta seda ametikohta vastu, sellepärast, et kui sa tahad seal olla edukas, mis see siis tähendab? Kui sa tahad olla õiguskantsleri ametis edukas, siis see tähendab seda, et sa lähed enamuse nende inimestega tülli, kelleks sa pead pärast ameti lõppu koostööd teha. Noh, see on paraku. Ja kõik ütlesid ära seda teed. Ma eirasin seda, võtsin seal koha vastu. Ja kõigil nendel oli õigus, kes ütlesid ära võtta seda ametikohta. Ma olen nii praegu kõigiga tüllis. Aga see ei tähenda, et ma oleks õnnelik. Te ei näe praegu õnnelikku inimest. Kui minu käest küsitakse, keegi küsib, no Allar, tere, tšau, kuidas sul läheb? Ma ütlen, et väga hästi läheb. Kõik kadestavad. Ja nii peab ellu suhtumine olema. Ja ma ütlen, et ma olen õnnelik, et ma õiguskantsleriks läksin. Ja veel rohkem õnnelik olen ma sellepärast, et ma teiseks ametiajaks ei saa. Sest kui ma oleks olnud 14 aastat, 7+7, siis ma oleks langenud kuhu? Mugavustsooni. Sul on aparaat, kes kõik su eest teeb, sul on auto, sul on turvameest ei ole, sa oled nagu vipp, aga sa ei arene. Ja seetõttu olen õnnelik, et ma praegu olen advokaadibüroos Sorainen. Unistusi peab olema, sest keskpärane jurist on minu jaoks mitte keegi. Väärikus. Öelge, mis asi on teile kõige kallim? Kellelgi on tema iPhone ka kallis, kellelgi on tema Facebooki sõbrad kõige kallimad. Kuidas? Naised? Mina ise. Jah, vabandust. Jah, see on ka õige. Aga minu kogemus on näidanud, et kõige olulisem on see, et sa ei kaotaks eneseväärikust. Sul võib raha otsa saada, tervis võib mõnikord jukerdada, abikaasa võib maha jätta, nii edasi, aga sellest hetkest, kui sul eneseväärikust ei ole, siis sul ei ole tegelikult mitte midagi, sest siis ei ole sul nime, siis ei ole sul nina ja siis ei ole sul oma nägu. Sa oled mitte keegi. See on võib-olla liiga rämedalt öeldud. Ja eneseväärikuse koha pealt on oluline see, et sa ei tee kunagi neid kompromisse, mille pärast sa pead pärast häbenema. Toon näite. Ma olin 7 aastat õiguskantsler 2001–2008. Amet lõppes ära, 7 aastat oli võimalus kandideerida. Vabariigi president ütles, et kas soovid kandideerida? Ma ütlesin, et jah, ma soovin kandideerida. Olid paljud erakonnad, kes ütlesid, et Allar Jõks on rahvavaenlane, tema teist perioodi ei tohiks olla. Ja nad ütlesid mulle, aga me võiksime sinu poolt hääletada juhul, kui. Ja mis te arvate, mis siis tuli? Siis tuli, ütleme, et mingisugused nagu tingimused, et
kui sa edaspidi ei oleks niivõrd kriitiline. Mida tähendab, et õiguskantsler ei ole enam nii kriitiline? Õiguskantsleri töö ongi see, et ta peab puudusi leidma, nendel tähelepanu juhtima. Advokaadibüroo seisukohalt seda klaaslage ma ei näe. Sa pead olema tark. Sa pead olema tark, analüüsivõimeline, kohusetundlik ja aus. Sul peab olema hea maine. Siis ei oma tähtsust seda, mis rahvusest sa olid. Nagu ma enne ütlesin, kui meil on kaks täiesti võrdset juristi, aga üks on rahvuselt näiteks venelane, ta oskab vene keel, ta mõistab vene hinge. Ja nad on võrdsed selles mõttes, et teadmist kõik. Siis mis te arvate, kumma ma mõtlen? Aga loomulikult on see rahvus ei anna mingit lisaväärtust kui muud ei tule kaasa. Aga mis on oluline, mida siin ei ole täna käsitletud, on see, et te ehitate oma tulevikku iga päevaga. Te ehitate oma tulevikku iga päevaga. Vähemalt te peate sellest aru saama. Maine ehitamine algab sellest, kes on teie sõbrad. Maines kujundamine algab sellest väiksest asjast, süütust asjast. Milliseid pilte te oma Facebookis jagate?